nüüd ju metsik Lääne-Virumaa on ju metsik on. ja palju muud huvitavat. Jugamaa. Sõidame Vainupea külla sisse. Siin on see ebaseaduslik liiklusmärk. See armas Vainupea. Aga okei. Siin tuleb veel lamapolitseinik ka. See on ilus maja. Siin on jälle lamapolitseinik. Ja siin vajutame gaasi põhja. Saab kiiremini. Siin on see ebatasane koht, aga siin vaikselt sõita ei juhtu midagi. Kui peale kiiremini sõita, see konarlik koht sai mööda. Vana ait. Ja meie maja. Tooma ka veel. Nii. Jõudsimegi kohale. Keerame sealt. Majadel on nüüd nimed kõigil. See on Merikajaka meil. Jah. Lähme kohe mere äärde, eks ju? Lähme. Ilus. See on paar minutit minna sealt. Sealt veel siit. Meres on ka lamapolitseinik. Täitsa olemas. Meri. Maikuu. Vesi on veel külm, aga rannaliiv on päikesest soe. Hea käia. Palju jälgi. Oi, karujäljed. Liival on neid randu nii palju, või neid jälgi nii palju, et alguses ma ei pannud tähelegi, just erinevaid jälgi, aga ongi karujäljed, suured küüned. Ja kus see mitte 2 karu ei ole olnud, võtta osad jäljed on ju palju suuremad kui teised. Oli jah, need on pisikesed nüüd. Mõni on suurem, mõni on pisem. Karukakaga, kes ei usu, võib internetist järgi vaadata, täpselt selline on karukaka. Olmejäätmetesse. Vot nüüd see, mis siin stendi peal on väljas, see on küll hiigel suur karu. Vaata, millised käpad tal on. Peaaegu, et pea suurused, eks ju. Hiiglaslikud. Midagi on keelatud. Hea küll. Tuleme täna mere äärest tagasi. See tavalukk puukuuril oli nii kinni kiilunud, et me ei saanud lahti võtmega. Niimoodi sai lahti. Erimeetmel. See on teine rand. Oi, varem ei olnud, aga keegi on siia kaevu ehitanud otse rannikule. Otse rannale. Kus see ämber on? Mida? Kus see ämber on? Ämbrit ei olnud. Oh. Petekas, polnudki kaevu. Ja 4 päeva hiljem oli keegi selle ümber lükanud. Miks lükkas? Vastust teab vaid tuul. Karu lükkas. Karu äkki lükkas, jah. Täitsa võimalik. Täitsa hea mõte. Ümber lükatud kaev. Neid agissuvilaid siin, nojah, hobuste sidumine siia aia külge on keelatud. On siin rannas keegi hobust näinud? Huvitav,
ma ei ole varem sellist antenni nende matkaautode katusel märganud, et mis pöörleb ringi, see on mingi satelliitantenn või? Otsib kosmosest satelliite. otsib ufosid. Otsib ufosid, jah, võib-olla. Vot see on vana liiklusmärk, vanasti olidki sellised, aga see on nüüd ainuke koht, kus on täitsa säilitatud ajalugu. Milline ajupuu siin vedeleb. Valgeks pleekinud päikeses ja merevees. Ei, ma võtan selle ikka kaasa. Sellest saab midagi teha. Ja tugev puu ei ole veel nagu kõdunenud, täitsa tugev puu. Ja ongi valmis. Pohmrinoi. Teeme väikse toormoosi. On ju? On. Mis need olid? Mustikad? Ei, mustsõsta. Mustikad. Poemustikad. Maikuus ju ei ole veel meil marju kasvamas valminud. Vot siuke pilt. Poemustikate pakend. Sellel ka nii auk sees. Need on need kalanhoed. Huvitav, mis taim see on selline? Mina ei ole sellist enne kunagi näinud. Kalanhoe. Ja siin ta vohab kõikjal siin vainu peal. Tuleb see pilt internetti sisestada ja uurida, mis internet vastuseks annab. Poes on kalanhoe müügil ja see on õitsev kalanhoe. Õied on valged ja vahest on lillakad ja punakad. Ja internet andiski vastuse. See ongi kalanhoe ja pärilt on see Madagaskarilt. Huvitav, et ta niimoodi vohab siin vainu peal igal pool siis. Hea küll. Alles eile niitsin muru ja need võilile varred, need kasvavad sellise kiirusega, et nojah, sõjavõipluste tulistamine kostis ka. Ja võililled õnneks on söödavad. Nii õied kui lehed salatiks ja teeks ja kõigiks. Ja ilusad ka nagu päike. Pink vaja teha, aga laudu ei jätku. Aga saeveskisse. Saeveski, aga see on juba maastik on nagu Ukraina lipp, kollane ja sinine. Aga see ei olegi ainult saeveski, nad teevad selliseid, panevad palkmaju kokku. Päris suuri seal. Ja huvitaval kombel, et see nüüd ostjale transportida, selleks tuleb see ju kõik absoluutselt lahti võtta jälle. Nii hiigel suurt asja nagu ei vea mingi treileri peal kuskile kohale. Kõik jälle tuleb tükkideks võtta. No, see ei ole suvila, eks ju, päris siuke elumaja suurus ikka. Terrassi katus on siin pooleli ja see oli, kus sees saetakse, see oli vanasti viljakuivati või elevaator või kuidas seda nimetati. Sellised lood. Aga neid igasuguseid palke ja laudu on siin meil palju. Et tuleb ainult otsida, kus meie auto jäi. Ma ei mäleta, kus me parkisime. Nurga taga. On nurga taga.
Näe, ongi siin nurga taga, jah. Ma juba enam mäletan, me tulime teist teed mööda, läksime sisse ju. Rahvuspargi piir jookseb täpselt selle koha pealt. Nii, lauad on nüüd olemas ja pink sai ka valmis. Oi kui ilus. Ilus, lihtne, aga ilus. Ja meri lainetab. Peale karujälgede on siin igasuguseid jälgi veel. Rattajäljed. Siin oli jõgi ees, edasi ei saanud, aga ma ütleksin, et Motorratas. Mootorratas, mis sellise jälje jättis. Sama kujuga jälje nagu minu tehtud puust, ajupuust uiss või madu. Ja rannaliiv. Ja päike. Ja merevesi. Ja kuu on samal ajal taevas. On igapäevane jalutuskäik. Maikuuses külmas vees. Vesi on jääkülm, aga noh, nii. Kuusekasvud. Neid võiks natuke korjata. Saab mille? Siirupi. Hea siirupi, eks ju. Korjame. Ja siin nad ongi. No ongi siirup. Siirup sai valmis. See on liiga raske masin. Võtame selle mootori. Seda on päris raske lükata. Eriti kui maapind ei ole tasane ja rohi on kõrge ja päris raske. Ma pean ühe käega lükkama ka. Teises käes on kaamera ju. Okei, lõuna. Ja meie lemmikuks vainu peal sai lahustuv kohv siguriga. Ai, ilus. See muideks ei ole sugugi kägu, vaid kägu kukkus kuskil mujal. See oli mingi lepalind või selline. Tuulevaikus. Väike lõkke vana, mis see siis on, vana satelliit antenni torriku peal. Õhtu. Käes on õhtu, järjekordne. Ja naaber on suure telgi pannud, tuleb mingi üritus. Meie merikajaka hoovis. See on selline huvitav puit, et pool on punane, pool on valge, sellest saaks ka edaspidi midagi teha. Igapäevased jalutuskäigud rannamaastikul. Ka lahe, see on kaarnakivi on selle grandrahnu nimi. Ja neid valgeid pinke on siin palju, kõik on tekstiga. See on Aastaküla 23. Aga kus kõik inimesed on? Oled sa mõnda inimest näinud? Tubades. Vaatavad vist toas televiisorit kõik ja. Vainu peal on 2 randa lausa tegelikult. Ja neid valgeid pinke on igal pool. On Vainu peal bussijaam. Buss käib siin harva, aga bussijaam on olemas. Ja Vainupea küla sai hiljuti 440 aastaseks. Uskumatu. Päris vana. Aga see
kirik ehk kabel, nagu nad nimetavad, on ainult 130 aastat vana. Mina arvasin, et see on keskajast pärilt, et ta on sellise välimusega. See, mis see Neeme ots on, see vist on see tulepaak siis või? Tulepaak. Võib-olla. Vot, bussijaam oma kuulutustega ja neid taagissuvilaid on siin ka igal pool, jah. Ja puude taga ei ole mitte mets, vaid majad. Vanupää jõgi. Need selle pingi ümber on pügatud männid. Päris uhked näevad välja, eks männid, mis on pügatud ilusti. Ilus paik. Ja need on rannamännid, sellised suured ja kõverad. Huvitav ajupuu, see on sellise välimusega, et midagi võiks teha. Teen sellest amuleti. Amulet pilgutab silma ka. Pane kaela ka. Panen kaela, jah. Kaitseb. Oi, ilves. Tere. See jooksis must nii lähedalt mööda, aga kaamerat ma ei jõudnud haarata nii rottu, sellepärast panin interneti ilvese pildi siia. Ja kihulase parved lendavad. Nad alati ei hammusta ja küla elab oma elu. Midagi teevad, mõni inimene vahest ikka näha ka. See on küün või ait või vana ajalooline. Isu. Aga see ei ole mitte ilves enam, see on kass, aga ta on enam-vähem sama värvi, mis ilves. Külakass. Aga see on pime loom. Pime loom paneb igale poole Toksti. Otsa. Ja võililled muudkui kasvavad. Ja küla elab natukene. Suur küla muidu. Okei, sõidame Tallinna. Kuni küla vahetee lõpuni pean seda hoidma siin enam-vähem. Paneme vahepeal gaasi põhja, siis saab hiiramine Tallinnasse. Hüvasti, Vainupea. Nojah, järgmine kord jälle kohtume. Aga teeme veel kiirvisiidi Vainupea kirikusse. Jälle nad nimetavad kabel, mina nimetan kirik, jumala teenistuste ajad. Ma ei tea, miks nad kabeliks nimetavad seda kogu aeg. Ja siin on ka tekstiga pink, valge. Aga selle kivi peal on Vainupea kirik kirjutatud, mis seal hoovis on. Ja küll, paneme gaasi põhja, saab hiiramine, oi! 20 märk oli joonistatud siia asfaldi peale, mina kihutan nagu tuulispask Tallinna poole. Aga hea küll. Oi. Jõudsime suurele teele, suuremale. Peaaegu taevani, arvatavasti 4 meetrit ikka.
filmi lõpp. See end.